Et sisuliselt on meil ainuke liberaalse majandusmudeli vastane partei Rohelised, aga nad ei soovi rääkida minu arust inimeste kannatustest, et samas Keskerakond siis räägib õiglasemast riigist, aga samuti ei taha käsitleda ebaõiglust, et kust see tuleb. Et näiteks keskivalitsus alandas väliskorporatsioonide tulumaksu, et millest nad õiglasemat riiki nagu ehitada soovivad, mis vahenditega jääb mulle nagu ebaselgeks, kui nad ei suuda siin nagu selgelt selga sirgu lüüa. Et minu arust meil on nagu kurioosne olukord, kus Keskerakond on sisuliselt sotsidest vasemal oma ettepanekutega, et sotsid on kahjuks muutunud täiesti pehmodeks, kelle tegevusest mina hästi nagu aru ei saa, et ma olen küll nõus, et naistel, homodel ja rahvusvähemustel ja nii edasi on vaja nagu kaitset, aga miks nad ei tunnista nagu seda, et kes kõiki neid gruppe pigistab, et see sama liberaalne majandusmudel, et miks nad teemast nii mööda vaatavad, ma ei oska öelda, aga see on sotside nagu põrumise ja kokkukukkumise põhjuseks terves Euroopas täna. Et nad on igal pool inimesi petnud ja kaotanud tegelikult nende usalduse, kus on, kuna nad on olnud pankurite ja kapitalistide nii-öelda suuvoodriks lihtsalt. Siin ma vastaks nii, et kui midagi ma sellest õppisin ja mis ma nagu kõrvataha panin, siis on see, et Raasuke on ise samasugune ohver selles süsteemis, mis aplodeerib ainult neile, kes suudavad rikastele raha kokku ajada. Et mulle tundub, et ta on midagi olulist kaotunud nagu oma eluteel, on ju. Et ma tahtsin kunagi ise ka saada raasukeseks ja ma mõistan teda üsna hästi, aga Raasuke on ainult üks tegelane minu selles loos ja raamatus, ja ehk mitte kõige lootusetum juhtum seal. Et ma arvan, et lihtsalt oluline on muuta süsteemi nagu selliseks, mis ei anna võimu täiust ühele pundile ühiskonnast ehk siis rikastele. Et võim korrumpeerib ja teeb seda üsna salakavalalt, ja ma räägin siin meedia, ametiühingute ja poliitikute allumisest rahavõimule. Et see on nagu laiem probleem, jah.